Tere tulemast tagasi vaatama Corner TV-d, kus oleme omadega jõudnud juba saatejärguni number 10, mida võib lugeda ühtlasi ka meie esimeseks väikeseks pisijuubliks. Nagu ikka, on meil plaanis koos teiega käia üle värskemad jalgpalliuudised ning heita ka kiirelt pilk eilsete mängude tulemustele. Kuigi eile oli üsnagi jalgpallivaikne päev tippjalgpallis, siis õnneks peeti siiski Inglismaal 1 ning Hispaanias 2 kõrgliiga mängu. Inglismaa kõrgliigas alistas Manchester United neljapäeva hilisõhtul Chelsea 4-1 ning kindlustas võiduga järgmiseks hooajaks koha Euroopa meistriliigas. Kuna esimesed 4 tabelirida on sel hooajal juba selgunud ning muutuda saab vaid Unitedi ja Newcastle'i asetus, tähendab see, et Liverpool ning Brighton mängivad järgmisel hooajal Euroopa liigas. Manchester United seisab viimase vooru eel 72 punktiga liigatabeli 3. real. Lähim jälitaja Newcastle United jääb neist maha 2 punktiga. Kuna 5. kohal oleval Liverpoolil on 66 silma, siis mõlemad Unitedid mängivad uuel hooajal ka meistrite liigas. Chelsea hoiab hetkel 12. positsiooni. Maksimaalselt saaksid nad viimases voorus tõusta 11. kohale, ent kukkuda võivad 14. reale. Hispaania kõrgliiga 36. voorus alistas Mallorca 1-0 Valencia. Kaotanud meeskond seisab 2 vooru enne lõppu olukorras, kus nad edestavad välja kukkumustsooni vaid 2 punktiga. Teises Hispaania kõrgliiga kohtumisest tõusis Osasuna tabelis konverentsiliigasse tagavales 7. kohale pärast seda, kui alistas El Sadari staadionil tulemusega 2-0 Athletic Bilbao. Möödunud hooaja eel Paide linnameeskonna peatreeneri kohale asunud Kaarel Voolaid lahkub poolte kokkuleppel ametist. Järvamaa juurtega Voolaid võttis klubi esindusmeeskonna juhtimise üle 2021. aasta detsembrikuus. Järgnenud hooajal tüüris ta meeskonna esimest korda klubi ajaloos Evald Tipneri karikavõidule ning tegi 2022. aasta Eurosuver klubi seni parima tulemuse Euroopa konverentsiliigas, kus jõuti 3. eelringi. Käesoleva hooaja alguses võitis linnameeskond Voolaiu juhendamisel ka Eesti superkarika. Tänavune Premium-liiga hooaeg on aga alanud linnameeskonnale konarlikult ning pärast 14. mänguvooru on klubi liigatabelis vaid 7. kohal. Paide linnameeskonna presidendi Veiko Veskimäe sõnul on treeneri vahetuse näol tegemist kaalutletud juhtimisotsusega, milleni jõudmiseks võeti aega ning anti treenerite tiimile töörahu. Jalgpalliklubi Tallinna Kalev teatas sotsiaalmeedias, et nende 18-aastane ääreründaja Ramol Sillamaa viibib Belgia kõrgliiga klubi Genti juures testimisel. Sillamaa jõudis Belgiasse pühapäeval 21. mail. Esialgu on ta Gentis kuni 3. juunini ning treenib seal duubelmeeskonnaga. Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub 20. juunil kodusel Alle Kokk Arenal EM-valikmängus Belgiaga. Kohtumisele on juba väljastatud enam kui 5000 pääset, mis tähendab, et matšile võib oodata ligi 10 000 pealtvaatajat. Huvi mängu vastu on väga suur ja praeguse piletimüügi tempo juures ootame mängule ligi 10 000 pealtvaatajat, ütles Eesti Jalgpalliliidu peadirektor Tõnu Sirel. Eesti koondise tuline algus valiksarjas ja ülipõnev mäng võõrsil Austriaga lisab kindlasti huvi. Samuti mängu eel toimub festivali ala, märkis Sirel alaliidu pressiteate vahendusel. Viimati mängis meestekoondis Belgiaga kodumurul 2 aastat tagasi, kui juba 2. minutil viis Mattias Käit Eesti juhtima. Paraku tuli selles mängus siiski vastaste 3-1 paremust tunnistada. Eesti meeste rannajalgpallikoondis võõrustab 26. kuni 28. mail Pärnus Inglismaa ja Läti koondist, kellega mängitakse kevadturniiril 3 maavõistlust. Esimene kevadturniirimäng peetakse reedel, 26. mail kell 18.30 Jõulumäe tervisespordikeskuses Inglismaaga. Eesti mängib Inglismaaga teise kohtumise laupäeval, 27. mail kell 14.30 Pärnu Beach Arenal. Maavõistluste nädalavahetuse lõpetab pühapäeval, 28. mail kell 15.00 algav mäng Eesti ja Läti koondise vahel. Eesti koondis valmistub mängudega FIFA maailmameistrivõistluste valikturniiriks ja Euroliiga hooajaks. Jalgpalliajakirjaniku Gerard Romero sõnul peab Barcelona üleminekuturul oma põhiprioriteediks hetkel Real Sociedadis poolkaitsjana mängivat Martin Zubimendit, keda peetakse klubist lahkuvale Sergio Busquetsile suurepäraseks mantlipärijaks. Katalaanid loodavad mängumehe endale 60 miljoni euro eest napsata.
Diario sporti ajakirjanik Jordi Gill vahendab, et Andres Iniesta võib 6. juunil taas Barcelona särgi selga tõmmata. Pärast seda, kui 39-aastane mees teatas Jaapanist ja Vissel Kobe'ist lahkumisest, tekkis Barcelonal idee paluda kokku lepitud sõprusmängu ajal Iniestal mängida mõlema klubi eest üks poolaeg. Enne tuleb selleks aga Jaapani klubilt luba saada, sest neil on Iniestaga veel endiselt kehtiv leping. Barcelonas mängiv Jules Koundé lükkas Twitteri säutsuga ümber väited, mille kohaselt on ta palunud Barcelonast lahkuda. Selgesõnaliselt, ma pole kordagi palunud klubist lahkumist, seega ei kavatse ma hetkel kuhugi minna, säutsus jalgpallur sotsiaalmeedia platvormil. Väljaanne Foot Mercato vahendab, et Zinedine Zidane on saanud Al Nasrilt väga magusa pakkumise, et saada klubi järgmiseks peatreeneriks. Saudi Araabia klubi on Zidane'ile 2 seal veedetud aasta eest kokku nõus tasuma lausa 150 miljonit eurot. Zidane on aga väidetavalt pakkumise juba tagasi lükanud, sest see pole lihtsalt tema jaoks. Prantslasel pole kavatsus sellise projektiga liituda ning ta tahab teha tööd mõnes Euroopa suurliigas. Ma ei vajanud midagi muud, kui tunda ennast klubis väärtustatuna, kasulikuna ja austatuna. Kataloonias veetsin 4 aastat vangis. Mitte ainult sportlikul tasemel, vaid ka igapäevaelus, tsiteeris Diario AS Samuel Umtitit. Üleminek Lekesse oli minu jaoks paras väljakutse, aga lõpuks oli see hea, sest Salantos leidsin taas oma naeratus üles ja olen selle eest kohalikele tänulik, sõnas kaitsja. Umtiti leping Barcelonaga kehtib veel 2026. aastani, kuigi on selge, et prantslasel pole Barcelonas enam tulevikku. Suure tõenäosusega annab Barcelona ta juunis kas laenule või müüb maha. Ja ongi siinkohal nüüd aeg meie väike saade tänaseks kokku tõmmata. Loodame olla tagasi juba homme uute värskete ja põnevate jalgpalli uudistega. Aitäh kõigile, kes on leidnud aega vaadata meie videosid ning kohtume taas homme.